Kuidas aru saada, et te olete elus liikunud uuele tasemele? Vastus on lihtne. Te saate sellest aru siis, kui tekib mingisugune väljakutse. Ehk siis, kui tekib mingisugune moment, kus te tunnete, et oi, minu ees on suur takistus, ma pean sellest üle saama, muidu ma ei saa edukas olla. Elu on selline, et vastavalt mu kogemustele, kohe kui tegeled enese arenguga, kohe hakkavad tulema ka testid, kohe hakkad kogema seda, et iga uue tasemega tulevad uued väljakutsed, nad on aina keerukamad ja keerukamad ning tihtipeale on just nimelt need väljakutsed, need, mis inimesi tagasi lükkavad, inimestele seda edu nii-öelda siis keelavad või inimese sellest ilma jätavad. Ja meie töö on alati see, et võtta need väljakutsed, need probleemid, need takistused alati vastu, sest need on märk sellest, et te olete liikunud uuele tasemele ja uus tase selleks, et seal nautida siis kogu seda edu ja kogu seda uut nii-öelda sagedust, selleks peab lihtsalt need õppetunnid läbima, nendest seintest läbi minema. Ehk siis, et üks märk sellest, et te olete liikunud uuele tasemele, et teie ellu võivad tulla uued auhinnad, uued suurepärased asjad, mida te soovinud olete. Üks märk sellest on see, et tekivad väljakutsed ja probleemid. Ja väljakutsete ja probleemidega ära tegeledes, ehk siis sellest seinast läbi minnes, on koheselt aru saada, et need olidki selle taseme testid. Ehk siis, et kui need probleemid teile kätte jõuavad, te võib-olla sellest aru ei saa, aga kui nendest läbi lähete, siis tagantjärgi mõtlete, no muidugi, ma pidingi selle ära lahendama selleks, et siin uuel tasemel, kus on uued auhinnad ja uus edu, ma pidingi need õppetunnid selle jaoks läbima. Ja mida olen mina oma coachingu sessioonide ajal täheldanud inimeste puhul on see, et kui nad soovivad oma ellu muutust, siis käib see alati läbi testi, alati läbi väljakutse, alati läbi suurema või kergema valu ja võti on see, et tuleb see lihtsalt omaks võtta, tuleb arvestada sellega, et need on olemas, tuleb arvestada sellega, et need on selle jaoks, et teid õpetada ja tuleb arvestada sellega, et kui analoog tuua, siis õue minemiseks on teil vaja ju riided selga panna, eks ju. Muidu te ei saa talvel siis ütleme, kui Eestis olla, siis muidu võib ju külmetada ja haigeks jääda. Nii et alati tuleb silmas pidada seda, et uute levelitega, uute tasemetega, uute arengutega, uue eduga tulevad ka väljakutsed, mis võivad tunduda seinana või sellena, et see edu ei ole teie jaoks. Ja need väljakutsed ja testid tegelikult on selleks, et teid õpetada elama uuel tasemel. Nüüd kutsun teid oma coachingule, kus me iga inimesega individuaalselt vaatame üle seda, mis seis tal parasjagu elus on. Vaatame, kas tema väljakutsed ja probleemid on tingitud sellest, et ta on uuel tasemel, tõenäoliselt on. Ja uus tase võib olla kõigest see, et te soovite midagi uut oma ellu, soovite muutust, ka see on uus tase. Ning minu coachingute eesmärk ongi alati see, et välja selgitada siis see samm, mida tuleb teha selleks, et see uus elu või see uus sagedus või see uus tase või level oleks siis selline, mida saab nautida. Nii et kutsun teid minu coachingule, kirjutage siin samas Facebookis mulle või miks mitte ka võite mulle Instagramis kirjutada. Aga kirjutage mulle, lepime kokku coachingu aja ja teeme selle online kõne ning saan öelda seda, et paljud inimesed, kes minu selles konsultatsioonis osalenud on leidnud vajaliku järgmise sammu elus ja on aru saanud, milliseid samme tuleb astuda, et seintest ja väljakutsetest läbi minna. Nii et kirjuta mulle siin Facebookis ja räägime coachingust. Tšau!